Nädal on jälle möödas, Eesti Vabariik on saanud aasta vanemaks, kiluvõileivad söödud, paraadid ja vastuvõtud vaadatud ning on paras aeg pöörduda tagasi spordi juurde. Meelelahutuslik ja võistluslik spordisaade Poodium alustab. Meil igas saates on 2 tiimi, punane ja sinine. Läbi saate me paneme kaptenite ja võistlejate teadmised ja näpuosavuse proovile. Nagu öeldud, meil on igas saates 2 kaptenit. Meie esimene kapten on punase tiimi kapten Margus Kiiver. Rallis juhib kaardilugeja pilooti. Kas siin saates juhib kapten võistkonnad võiduni või sinu kaaslane on kaardilugejana Tüür? Meil on asi hästi lihtne, et meil on jagatud vastutus. Et kui võidab, siis võidab kapten, kui kaotab, siis kaotab külaline. Ma saan aru, et sinu eelmise saate võit on tekitanud sinus arrogantsi. Mitte ainult eelmise, ka varasemate saadete. Vabandust, ikkagi mitmekordselt kroonitud tšempion. Ja sinu tänaseks kaaslaseks on laskesuusataja, juunioride maailmameister ja loomulikult väga kaunis naine Grete Kaim. Tervist! Tere! Laskesuusatamises pead tegelema mitme asjaga tipptasemel korraga. Kuidas sul elus on? Kas oled multitasker või võtad ühe asja ette ja keskendud sellele korralikult? Multi. Ja kuidas välja tuleb, oled kõikides asjades keskpäraselt hea või tulevad kõik asjad suurepäraselt välja? Suurepäraselt tuleb kõik välja. Väga tore. Naudi tänast saadet, sellepärast, et sa oled ikkagi kroonitud tšempioniga täna koos. Super. Ja sportlasena peaks sul ju võiduhimu olema. Nii et väga suur. Olge valmis. Teritage siis oma mõistust. Ja meie teine tiim, sinine kapten, on meil Kasper Ellissaar, muidu vahva vunts, aga täna täitsa habemega Sokkerneti peatoimetaja oled. Jalgpalli tuleb viimastel aastatel väga palju juurde igasugust tehnoloogiat. Eestisse tuleb ka nüüd VAR. Kas sinu arust on hea, et jalgpalli tuleb juurde tehnika või peaks jääma inimliku eksimuse aspekt jalgpalli alles? No tegelikult jääb ka VAR-iga inimliku eksimuse aspekt alles, sellepärast. Pole kasu midagi, video on, aga video pealt otsustab ikkagi inimene ja siis ta annab info kohtunikule, kes veel omakorda hakkab midagi otsustama. Nii et selles mõttes jalgpallist inimlik eksimus ei kao ära, lihtsalt see natukene faas nihkub mujale. Et selles mõttes on kõik tore. Jalgpall muidugi, need traditsioonid seal on selline hea osa sellest, aga ajaga tuleb kaasas ka käia. Ja sinu tänaseks kaaslaseks kiire mees, Paul Aron. Täna hakkad siis sõitma sina F3 klass üleval Prema tiimis. Oled võitnud noorteklassides vaieldamatult palju tiitleid, medaleid, karikaid. Kuidas oled valmis uueks hooajaks, ootame ju põnevusega? No selles mõttes samamoodi nagu igaks aastaks, et talvel on tehtud hea ettevalmistus ja kokkuvõttes on tähtis, et on palju enesekindlust ja see aasta tuleb äge, et me oleme lõpuks koos vormel 1-ga iga nädala vahetus, nii et vormel 3 aasta tuleb äge ja ma loodan, et ka Eesti inimesed tulevad nautima. Su autonumber on 1, see vist näitab, et sul enesekindlust nagu justkui on. Jah, võib ka nii mõelda, jah. Ja aasta lõpus me saame kutsuda sind saatesse tagasi meistrina. Võib nii öelda. Aga mõnus, meil võistlejatel enesekindlust on. Alustame oma esimese mänguga ja vaatame, palju sellest alles jääb. Nüüd, kus me oleme saanud tänase saate koosseisu selgeks, on aeg ette võtta algviisiku mäng. Me kuvame võistlejatel ekraanile 5 pilti erinevatest inimestest ja nemad peavad arvama, kellega tegu. Ühel pildil on juures kuldne täheke, see loomulikult annab 2 punkti. Kes alustab tänast mängu? Loomulikult Kasper. Preemiaks eelmise saate kaotusest. Võtame teile ette esimese pildi ja küsime, kellega võiks olla tegu. Kes on see naiste rahvas? Grete, mis sa muigad? Tahaksin vastata. Ma arvan, et äkki me saamegi. Tegu on minu sugulasega. Poisid, ja näed, Grete annab juba ise, tegemist on tema sugulasega, tema alakaaslane isegi. Grete ema või? Ma ei julgeks öelda, et Grete ema, aga... Kas me peame ütlema nime või kui me ütleme, et mis mõttes ta on sugulane? No sa võiksid ikkagi öelda nime. Ma tahaks teada, kes see inimene on ekraanil. Mul oleks tore teada selle naise nime. Ma võin anda viisiks seda, et ta on võitnud näiteks MM-idelt 7 kulda ja 2 hõbedat oma alal. Ta on sportlane. Ja, ta on sportlane. Võin ise öelda, et on laskesuusataja. Laskesuusataja. Legend. Nõukogude Liidu legend. Laskesuusataja, sportlane, ma ei tea. No, Anu Saue ei ole. Andel vastust ei ole. Ma tean, et kibeldaks punkti võtma. Ma arvan, et see on Grete isa, venna, tütar. Vastus, vaatame, mis vastus siit tuleb. Kas ma võin vastata? Jaa, sa võid vastata. Tegu on Kaia Helinur Parvega. Vaatame, kas on õige vastus. Tõepoolest, jaa. Kuidas te siis sugulased olete? Vanaisa kaudu ehk siis ema poolt.
Lähedal. isegi poolt punkti ei saa. ja, aga võtame ette teile järgmise pildi, poisid, hea alguspunkti juba kaotasite. Kes võiks olla see Tegelinski, võin vihjeks öelda, minu lõigatud soeng? Anne, jah? Ma olen teda näinud ka. Olete näinud? On sõitnud. Millega ta praegu tegeleb, tead sa, Paul? ma ei tea, kes see on. Ta ei tea, kes see on? Nende kord on, eks ju. Ei, meie Teie kord. Okei. Teie kord vasta. Või vastata ka. hea hämamine oli praegu. Kevin Karjus. Vaata, kas see on Kevin Karjus? Muidugi. Ja tõepoolest kunagine Eesti vormeli lootus, kes siis ei jõudnud F1 välja. Aga võtame teile ette järgmise pildi. Kevin on isegi minuga koos töötanud. Jah? Väga tore On väga äge inimene. Väga äge inimene. on. Võtame ette järgmise pildi. Kes on see? 2 punkti saate selle eest, kui panete pihta. Tundub, et tegemist võiks olla võidusõitjaga. Nüüd on teiste kord, eks ju? Ei, meie üle. Meie kord ikka veel. See on Mika Häkkinen. Kas tõesti on? On küll. On noor ilus Mika Häkkinen, 2-kordne vormel 1 maailmameister ja kõik me mäletame neid suuri võitlusi. see oligi tähepunkt või? Ja, oli 2 tükki seitse selles. Ja võtame ette teile järgmise pildi. Kes on see mees? Näpud püsti, triibuline pluuse seljas, kannab numbrit 21. Suhteliselt suure kehaehitusega. Tal Korvpallur või? nimi on kuidagi šokolaadine. Natuke, keskelt on natuke šokolaadine. Šokolaad, jah. Mul on tunne, et sa tead. Maik-Kalev Kotsar. Vaatame, kas on. Absoluutselt Maik-Kalev Kotsar, tõepoolest Eesti korvpallikoondis üks veduritest. Ja võtame teile ette viimase pildi, vaatame, kes võiks olla see härrasmees. Teame ka selles mõttes. Kas Paul teab, kes see on? Ma ütleks, et kui ma näen särke ja sponsorid selja taga, siis mingi jalgpalliga seotud No kuidagi. jaa, aga kes on see legend? Väga õige. Ikkagi Eesti jalgpalli. 143 mängukoondises. Väga suur 9 legend. väravat. Väga suur legend. Treener. Kõik Praegu jutud. Tabasalus ajab ka oma asju. Marko Kristel. Kas see on Marko Kristel? Jah, tõepoolest Marko Kristel. Teie saite oma 5 punkti kätte, 1 punkti te kaotasite. Ja punane tiim, teile sama drill, võtame ette 5 pilti, vaatame, kes on need näod, kes on teile täna siia pandud. Esimene pilt tuleb siit. Kes on see naksika naeratusega noormees? Tukk on ilusti sirge ees. Mulle tundub, et on Itaalias ja vaatab pisatorni parasjagu. No kes on käinud Itaalias sellise, võiks öelda, et jalgpallikoondisena särk juba reedab, eks ole? Eks ta jah, siin natuke on jooksnud ka viimasel ajal meediast läbi. Võib-olla mitte nendel põhjustel, miks ta oleks tahtnud, aga Andres Opper. Kas on Andres Opper? Tõepoolest, jah. Eesti koondise legend, 134 mängu ja 38 väravat ja võtame ette teile järgmise pildi. Ma ei kuulnud sealt koostööd teie vahel. Sooviks rohkem Võttis koostööd. lihtsalt enda peale. No nii, Grete, kas sul on midagi öelda? Võiks justkui olla. Jah. Aga Kas tegu on minu ala sportlasega? Sinu alasportlasega? Jah. On sinu alasportlasena, No pressure, selle eest saab 2 punni. aga ta on ka teinud See seda... on Magdalena Forsberg. Ei ole või? Vaatame, kas on Magda. Ja tõepoolest, absoluutselt, ja tõeline legend ja ta tegeles ka murdmaasuusatamisega. Jah, eelnevalt küll, jah. Just. Et ikkagi kõva tädi ja kõvasti medaleid võitnud ja vaatame, kes on teie järgmine pilt. Nii, kes on see? Kas ma võin taaskord öelda? Oi, see on sarjas suuri sõnameistreid. Mina olen tunnistanud seda, kuidas ta ühel NATO testil jooksis naelikutega ja küsiti, kas naelikud on selle jaoks, et kiiremini joosta. Ei, sellepärast, et ma pikali ei kukuks. Ja mul on teine lugu, kuidas väidetavalt tema siis äkki see oli siis Itaalias Anterselvas võistles selle määrdega, nagu suursuuskadel jäi määre alla, ehk siis ta oli nagu nii kõva vend. Pidamismääre jäi alla või? No uisu selles mõttes nagu parafiin või mis sellel ajal oli, et seda isegi tal polnud. Ja just, et ta on ikkagi, noh, ongi legend. Legend, absoluutselt. Even Tuudeberg. Vaatame, kas on Even. Absoluutselt tõesti suur sõnameister ta on ja ka oli suur raskesuusameister. Ja võtame ette teile järgmise pildi. Noh? Paul tahaks ka vastata siin natukene. Miks ei pilt viidi tulema vastasvõistkonnale? Pauli jaoks on ka logod, asjad, kõik on õige. Ja õige, Mersu logo on ikkagi peal. Kõik on õige, jah. Väga õigesti valitud pilt. ei tea, Sina tead või? Tean ka, sest et ta ju sõitis selles mõttes sellel ajal, kui mina juba nagu mõtlesid, jah? olin juba nagu mingis vanuses. Siis ma annangi au. Oli suure joonele praegu. Marko Asmer. No vaatame, kas on. Ja tõepoolest on Marko Asmer. Väga tubli, Grete, sa oled praegu parem kui Margus, sa kogud rohkem punkte. Võtame ette teile viimase pildi ja vaatame, kes võiks olla tema.
see on nüüd Pähkel teile natukene. Särk on ju samasugune nagu eelmisel vennal oli, nagu Maik Kalevil oli. Ja nagu Baskonia poiss, eks ole. Jaa, aga number on vaata 2. Tundub nagu seotud jalgpalliga, eks? Olen Kuidas? Jalgpalliga tundub seotud, eks? Jalgpalliga, jah. Jalgpallur. Mängib Maikaga. Ma ei oska täpselt nime välja öelda. Maikaga mängid. Maikaga jalgpallur. Jah. Tal meeldib kõlab vabandada. Kui sa Maik Kaleviga mängid, siis sa mängidki Maikaga. Jaa. Aga... Eesti kondisane. Raieste. Vaatame, kas on Raieste. Tõepoolest jah, Sander Raieste, ehk siis Meil läks ikka ülihästi ju. üks tippkorvpallureid, kes mängib siis Baskonia klubis koos Maik Kalev Kotsariga. Ja liigume kiirelt edasi meie järgmise rubriigi juurde. Oota, kas me saime 7 punkti? Te saite 7 punkti ja võite panna nüüd endale juurde ja teil on 5. Saite 6 juurde kokku. Meil oli 1 Saime 6-5. Jah, teil on 7 punkti kokku. Vaata, ikka tahab võita, vaata siin on ju. Võtame ette uudiste rubriigi. Nüüd, kus kõigil on suud soojad ja meeld eritatud, alustame järgmise vooruga, milleks on loomulikult uudised. Mängu sisu väga lihtne, kuvame ette uudistest tsitaadi või pealkirja ja meie võistlejad peavad ära arvama, kes nii ütles, miks nii ütles või mis kontekstis. Esimesena anname alustusõiguse, näiteks anname Margus ja Grete teile ja võtame ette teile esimese uudisi, mis kõlab niimoodi. Mu fotod pole midagi üleliia vürtsikat. Mulle lihtsalt meeldib oma ilusat keha näidata. Sa tead või? Tean. Väga hea. No nii, sest mina ei vihja tea. meile. Aga natuke... Aga anna vihje veel või annad sa vihjet või? Meeste rahvas on seda öelnud. Päriselt? Ma arvasin naine. No võt. Väga hea vihje, väga hea. Nüüd läks nagu... Mul läks õige vastus siis ära. Aga hakkake siis fantaseerima. Te võite samal ajal loomulikult mõelda, Meeste rahvas tuleb No kellel on ilus keha? sportlastel. Ja, aga mitte kõigil. No ma ei tea ikka. Aladel. Üleliia vürtsikat. No. See on siuke jalgpalli teema, ma arvan. Ma arvan ka, et natuke, kus on ilueedisid võib-olla. Siin me niimoodi võime vastu näppe saada. No. Sa tead? Okay. Solgusid jalgpalli ilueedid peale, okei. No mis te vardate? Ma võin öelda, et nagu jutt räägib siis sellest, et üks sportlane müüb oma pilte... Jah, OnlyFansis. No, Ja ma nägin, jah, okei. Nii, Ma ei tea tulista. nime. võta siis kokku. Ma ei tea nime. Ütle mingi... Aga selles punktis ala. Ja oota. Sealt ei tule Meil ei tule konkreetset vastust, tule, aga ma tean, Ütle mulle millest midagi, et ma saaksin nagu kuidagi Ma mäletan arvestada. seda pilti, mul on see silme ees. Ütle midagi mulle. Ütle nimi. Ei tea nime. Suvaline Ma nimi. mäletan pilti. Aga räägi, anna mulle mingi vastus. No Mitte pilt nimi, oli kui see- teelete mulle olukorda. Pilt oli selline, kus ta oli nagu kõhuli ja kuidagi, noh, mitte päris paljas mees, aga ütleme, et jah, üsna paljas mees. See ei ole piisav. Nime ei tea ja ma ei mäleta ala ka. Ragnar Klavan. Ei, välismaalane on ta. Vaatame, mis on õige vastus. Ja õige vastus on siis, et olümpiavõitja Matthew Mitcham koos oma abikaasa Luke Rutherfordiga siis teevad alasti sisu OnlyFans ja ta on teinud endast üle 8000 palja Ma pildi. ütleks, et see on juba pool võitu, et me ei ole seda pilti näinud. Jaa, ma just mõtlesin. Ja Grete mäletab, see pilt on kustumatu tempel kõigile mällu. Selle pildi teadmisega läheme käima ära reklaamipausil. Oleme reklaamipausilt tagasi, uudistemäng läheb edasi ja järgmisena tuleb uudis ette Kasperile ja Paulile ja uudis kõlab niimoodi. Leppisime ajakirjanikega kokku, et võlgneme talle midagi ega kirjuta ega räägi sellest. Mis kontekstis seda öeldud on? See on kiire kontekst. Väga kiire. Kiire kontekst. See on ikka Pauli kontekst. Me räägime siin sinu ala legendist tõepoolest. Okei, mul mingi aim juba on. Nii. Sul on kindel vastus, või? No jaa, aga kas äkki tuleb ka sul? Sa tahad nime ütlema, et kellest see jutt on, jah? No põhimõtteliselt tead, nagu mis nagu kontekst Ma on. olen suht kindel, et ma tean, aga ma ei taha pakkuda. Aga räägi, ma ei pea kohe arvestama seda vastusena. Sa võid arutada valjuhäälselt. Leppisime aega kokku, et võlgneme talle midagi ega kirjuta ega räägi sellest. Ma ei tea, kõlab natukene nagu mingi Raikoni moodi. Kelle? Kimi Raikoni moodi. Kimi Raikkoneni mingi joomaperioodidest. Ei ole. Õige vastus on Michael Schumacher ja tervislik seisund ja Saksa ajakirjanikud leppisid kokku, et nad ei kirjuta sellest ja siis ainult välismaise pressi kaudu tuleb infot tema tervisliku seisundi kohta.
Kasper Elissaar on lugenud läbi artikli ja jätnud selle meelde ja tõepoolest Saksa ajakirjanikud ütlesid, et nemad siis ei räägi Schumacheri terviklikust seisundist, kuna nad lihtsalt austavad teda nii väga. Võite endale kirjutada ühe punkti kalendrisse. Ma ütleks, et Raikonil ei olnud ka paha pakkumine selles mõttes, et kõlab nagu midagi, mis ta teeks, et ta käib pidudel joomas. Kuultat oleks ka jumala okei pakkumine olnud ja Eddie Urban ja kõik need vennad, aga me rääksime Schumacherist praegu. Nii, poisid tüdrukud, teile järgmine uudislugu tuleb niimoodi. Mind ei peata miski. Jube tuttav. See on natuke minu tsitaadi moodi. No minu ka. Jube tuttav igaks. Täna enne saadet. Liikluses. Mitte pärast. Iga sportlase ütles. Ja see on tõesti. Kes võis öelda seda möödunud nädalate jooksul sellise lause? Mind ei peata miski. Vihje asub teil üle laua. Mitte küll nagu otsene vihje, aga nagu kaudne vihje. Ka nagu läheb sinna natukene kiiruste poole. Kiiruste poole, siis ilmselt, mis meil, kui me nüüd nagu mõtleme sellest, millest nagu Eesti ajakirjanduses räägitakse, siis Pauli tegudest veel mitte, aga ma loodan, et siin lähiajal... Ma olen küll neid lugusid. Mitte küll liiga palju, aga eks see spordiajakirjandus rohkem siuke ralli uskumine on. Jube tore, aga... Enda välja saada. Eesti ajakirjandust hakkama, aga kes ütles, miks ütles, mis ta sellega mõtles? Mina ei tea, see on... Ütlen see tõeline pale välja. Ma ütlen, see on kindlasti, see on natuke see Thierry Neuvillelik ütlemine, et nüüd on, täna on minu aasta 2023, ma tulen maailmameistriks. See on ju pakkumine Thierry Neuville. Ma tõesti upid pakun Thierry Neuville. On teil mingit mõtet? Ja meil on ma annan võimaluse. Ma teen mängu põnevaks. No selles mõttes ma ütlen ausalt, nagu iga sportlane ütleb midagi siukest, ma arvan, aga äkki Lewis Hamilton. Ka hea pakkumine, väga hea pakkumine. Aga vaatame, kas Lewis Hamilton ütles, et mind ei peata miski ja see tähendab seda, et FIA keelab nüüd sportlastel teha igasuguseid poliitilisi avaldusi ilma nendega läbi rääkimata, aga Lewis ütles, et tema läheb ikkagi edasi ja ajab oma asja edasi. Nii et tubli Lewis, pane hullu ja sinine tiim, teie kord on taas kord hullu panna järgmise uudisega, mis kõlab teile niimoodi. Vähe trenni teinud, siis pole midagi teha. Iga sportlase lause taas kord. Iga sportlase lause, jah. Siin hakkas kõlisema, ma saan aru midagi juba. Kööde mõtles enda peale või? No paraku praegu tuleb küll tunnistada. Ma just mõtlen, et see just ei ole iga sportlase lause nagu, et... No Eesti sportlased. Eesti sportlased teevad väga palju tööd. Aga nad käivad tööl ka samal ajal, siis on keeruline. Jah, väga palju tööd. No. Kas sa suunad kuskile tavast? Endine tippsportlane, skandaalne on öelnud sellise lause. Osales ühel rahvaspordiüritusel ja tegi suurepärase tulemuse. Ja. Sai 4. koha, jah? Lõpeta. See on ju legendaarne juba 50-ndates eluaastates suusaspetsialist Andrus Veerpalu. Ja mitte ainult suusaspetsialist, võib-olla ka keemik ja vaatame, kas on õige vastus. Tõepoolest, Andrus Veerpalu käis Tartu maratonis 4. koha. Ilmselt jäi midagi puudu. Mis olla võis, oskab keegi spekuleerida, mis tal puudu võis jääda? Manust on palju lihtsalt. Määre oli kehva. Ei, tegelikult, jah, määre. Halb ilm oli, jube ilm oli. Ja selle suurepärase teadmise ja aruteluga me lõpetame selle mängu ja liigume järgmise mängu juurde, milleks on mitte nii tõsised uudised, sest et need olid ju väga tõsised. Mitte nii tõsised uudised on üks lemmikuid rubriike minul selles saates, sellepärast, et uudised on siuksed lustlikud ja me anname ka võistlejatele valiku vastuse. Loomulikult esimesena anname valiku vastuse Gretele, sellepärast, et tema on ikkagi meil siin ainuke naisterahvas saates. Nii et esimene mitte nii tõsine uudis tuleb teile siit. Pärast Rootsi ralli sõitu rikkusid pressikohustused Martin Järveoja jaoks ühe tegevuse. Millise? Tema tsitaat siis on. Kui aus olla, siis olen pettunud, et olen siin, oleksin tahtnud lastega suusatama minna, istuda soojas saunas, vaadata kuldvillakut või hakata jooma. Mida Martin tahtis teha selle asemel, et istuda pressikonverentsil peale Rootsi ralli võitu? No laskesuusatajana tahaks öelda vastuse variant A. Et lasta suusatada. Lastega laske suusatama minna. Just. Et ja tegelikult tegemist on väga toreda pereisaga, kes lastega alati hea meelega aega koos veedab ja nende peres on suusatamine au sees
et isagi ju läbis siin Tartu maratoni just hiljuti. Sest tegu on ikkagi Elvast pärit. Absoluutselt. No see viimane, No peale võitu ikka väikse šampaneed ju, Paul. jah. Sa peaks ju teadma, kuidas võit maitseb. Aga mina iseenesest ma tean, et Martinil on olnud pärast Rootsi rallit üks selline kindel traditsioon, mida ta tavaliselt teeb. See on tingituna sellest, et see toimub talvel, külmades tingimustes. Kuldvillakut vaatab. Jah, sest see alati teeb hinge soojaks, kui sa ikkagi, nagu kui sa ütled, seekord... Teema esse loeb igasuguseid fakte ette. Salvestatud, istud seal M-spordi motorhome'is ja vaatad kuldvillakut. Anna mulle vastus. Tegelikult jah, ta sõna otseses mõttes toodi saunast pressikonverentsile, sest ta ei olnud arvestanud sellega, et kaardilugeja võetakse pressikonverentsile kaasa ja siis ta põhimõtteliselt rätik ümber tuli ja istus pressikale maha. Nii et variant B, istuda soojas saunas. Vaatame, kas see on õige vastus. Tõepoolest, tahtis soojas saunas istuda, saan temast täiesti aru. Kas sa tead, kas ralliautos soojendus on või? Ei. Ehtne Eesti mees. Ehk siis sa sõidadki seal -15-ga autos. Selles mõttes nii palju, mootor kütab, kõik asjad kütavad, aga ülesõitudel on... Näpud külmetavad? Varbad pigem ja siis neil on lubatud mingisuguseid... Sussikesed, jah. No nende... Küsi Pauli käest, et kas nende sõidusussidega ei lähe? Lumes saab sumbata? Ei, siis korra aastad autost välja, siis see läbimärk ka juba. Selge, saite punkti kirja ja võtame teile mitte nii tõsise uudis ette ja vaatame, see kõlab niimoodi. Kui palju maksab valitseva maailmameistri Max Verstappeni litsents ralliportaali andmetel eelolevaks hooajaks? Kas 253 000, 504 000, 702 000 või 996 000? Ma ütleks, see on ju väga tõsine uudis. See on väga tõsine uudis, jah. Aga kuulake, kuidas see number ka saab. Superlitsentsi baastasu on 15 135 eurot. Ja iga punkt, mis Max teenis eelmisel aastal, maksab talle 1960 eurot. Ehk siis tegemist on situatsiooniga, kus karistatakse edu. 2000 on suurusjärgus. Ma isegi ütleks, et mitte ei karistada, vaid teenitakse edu pealt. No jah, FIA teenib, aga Red Bull ikkagi nööritakse. 230 punkti äkki, 200... Palju sai? Võitis? Jaa. Nii palju sai, et võitis? Maks on 25 punkti, saab võidu eest, see on nii 21 etappi või? Pooleta võitis on ju? Jah. Kas ma hakkame matemaatikat tegema juba? No 253 000 on veits väike minu arust. 996 on veits liiga palju. Olen nõus. Okei, ta oli... Olen nõus. Poole peale see on... Jaa, see on, ma ütleks, et B või C. Ma jääks siis pigem selle 504 poole, kui nagu mingit matemaatikat teha, natukenegi. Et kui natukenegi proovida. No proovime natukene ja paneme siis. B. Sa ütlesid C või? Ma ütleks C. Me paneme B. Pakume C. Mis teie loogika sellele on? Ei olegi loogikat. Ei olegi loogikat. Ai, põnev olukord. Ei, oota, miks ta pakkuda saab? Vaatame kõigepealt ära. Ei no, põhimõtteliselt oma viga, miks ta seda Martin Järveoja vastust ei vastanud. Pakute B? Pakume B. Meil on B. Teil on C? C. Aga vaatame, kumb siis õige vastus on. Poisid. Super. Punkt teil praegu kahjuks läks. Punkti ja seis on 8-9, väga tihe. Au ja kiitus teile. Puhtalt Maita pealt pani. Puhtalt Maita pealt muidugi pani. Väga võrdsed küsimused, eks ju. Vaatame, kui hästi Grete Maita pealt paneb meil nädala eelvaate mängus. Järgmine mäng on meil nädala eelvaate mäng ja see on siuke tore mäng, sest et see on siuke sirgjooneline mäng, kus me räägime siis tuleva nädala spordisündmustest ja loomulikult oleme me ka head lahked poisid ja tüdrukud ja oleme valinud sündmusteks need, mis võib-olla saatekülalisi ka natukene puudutavad ja esimese nädala eelvaate küsimuse ma suunan Margus ja Grete teile ja see kõlab niimoodi. Millise masinaga on läbi aegade võidetud kõige rohkem F1 tiitleid? Valiku vastused Alfa Romeo, Ford, Ferrari, Renault, Mercedes. Ütle ära, kui juba teadagid vastas sellepärast, et ega eelmine kord oli samamoodi. Tegelikult ma ei taha öelda, siis ma vihjan. Ära ütle, jah. Ääri-veeri vihjad ju. Ääri-veeri. Et tegelikult... Kuhu kisub? Siin on selles mõttes väga huvitavalt püstitutud küsimus. Väga huvitav, ma just vaatasin ka. Millise masinaga, et siin on tegelikult võiks nagu võtta selle järgi, et
millises rollis nimetatud tootja on olnud. Kas on mootor või tiim või? Kas on mootor või meeskond või eks ole? Masinaga. Masinaga teada, et siis seal vinnist mehed karu saavad. Masinat olnud ainult üldse või? Jah, aga kui sa hästi loogiliselt üritad mõelda, mis tihti see Guild Ford on ja? Ei. Margus, kuule, sul on partner ka täna. Ja ta loeb mu mõtteid praegu. Niimoodi. Meil on see telepaatiline, et tegelikult ma edastangi Grete mõtet praegu. Kristjan, mõtke introverti ei julge lihtsalt öelda kohe. Aga jah, et arvestades, et kes ja kui kaua seal olnud on, siis ma ei tea, minu selline... Ja Grete ütleb, mis see vastus on? Wild guess oleks C ja Ferrari. Grete, kas sa oled nõus? Ma olen nõus. A Mercedes? Vaata, kus võidab ju. Parandada. Hamilton paneb nii, et vähe pole. Ma jään kindlaks. Meil on enesekindlus. Ja viimastel aastatel muidugi Mercedes on ka olnud hea. Kui ütleme ka Ferrari, saame ka punkti. Ei. Mis te ütlete? Aga me ei või sama eks ju panna. Või muidugi. Me saame ka punkti siis, kui Ma võin anda. Ei. Ferrari. No vaatame, kas Ferrari on õige vastus. Jaa, 15 tiitit Ferrari punkt mõlemale. Natuke rõõmu teile kõigile. Ja võtame ette Kasper ja Paul teile nädala eelvaate küsimus ja see kõlab nii. Ajaloo esimene Alklassiko toimus 13. mail 1902 ja seni viimane 15. jaanuaril 2023. Mõlemad kohtumised on lõppenud täpselt sama tulemusega. Millisega? See küsimus meeldib selle. Vastuse variandid paluks. Ei tule. Ei tule või? Ei tule. Jumal on meie poole peal. Täna kahjuks on. Sa panid selle küsimuse sellepärast, et viimane mäng, see oli siis superkärikas enne. No Barsa võitis. See läks aia taha. Ei, väga hästi läks. Oot. 15. jaanuaril aastal 2023. Paul, kumb sul on, kas Real Madrid või Barsa, kumba rohkem pooldad? Ärge pane mulle seda küsimust, ma tahan enda fänne säilitada. Mul millegipärast on 1-3 on see tunne, aga võib-olla ma mõtlen. Mis ta Barca võitis? Barcelona võitis, jah. Loomulikult. Barca võitis. Simple. Kas sa saad veits vihjet anda või? Õige vastus on kõlanud läbi. Okei, siis 1-3. Me pakume ka. Me pakume praegu. Me pakume 3-1. Siin pole valikvastuseid, siin ei saa pakkuda. Nii, aga vaatame, kas Kasperi aju ütles õigesti. Ja Barcelona võitis 3-1 mõlemad mängud, nii et poisid punkt teile. Viigi seis on majas ja selle tulemuselt me läheme reklaamapausile. Reklaamipausid tagasi nagu pliksti ja läheme oma nädala eelvaate mänguga edasi. Praegu on käimas põhjaalade maailmameistrivõistlused ehk siis suusatamine, kahevõistluse suusahüpped ja järgmine küsimus tulebki meile Eesti suusahüppe suurkujult Arti Aigrolt. Nii et Arti, palun küsi sina oma küsimus. Olen juba 3 aastat treeninud koos Soome koondisega, siis nad on pannud mulle kindla hüüdnime. Valikvastused on teile Spider-Man, Iron Man, Kalevipoeg või Superman. Mis hüüdnime on pannud Soome koondis Arti Aigrole? Oliko se hämähäkkimies, rautamies, Kalevipoika tai supermies? No, ma arvan... Keele suu Euroopasse, see on mees ikka... Mis Euroopas? Maailmasse. Kuna ma puutun Artiga kokku. Nii. Aga ma ei tea seda vastust. Kuidas sellega kokku puutud? Jõusaalis, muudel kohtades. Ma võin öelda, et selle hüüdnime ta sai endale jõusaalis. Okei. No B siis, Iron Man või? See on muidugi... Ei või? Või Spider-Man ta jooksis mööda seina üles. Oota. Või äkki Kalevipoeg? Superman. Kalevipoeg, teistlane vaata Soomes. Ma ise oleks öelnud Superman, aga nüüd natukene plindris olen. Mis sina arvad? Ma ei tea, ega selles mõttes... Ma tahan vastust saada, mis me siin ikka venitame. Jõusaalis. Ma olen teda jõusaalis näinud, selles suhtes on väga tugev. Me tahaks ka pakkuda. Praegu võtta. Ma ei tea, ma tahaks Superman. Kui sa kohe ütles, ma panen teistele poistele pakkuda. Ma ikkagi ütlen Superman. Superman. Me pakume... Superman kindlalt ei ole. Valige kas Iron Man või Kalevipoeg. Kumb? Kalevipoeg. Vaatame, mis õige vastus on. Ja õige vastus on Iron Man.
trikitasin su punkti pealt ära. Kuidas te nii üldse Supermani peal läksite? Tõepoolest, Arti on saanud endale siis soomlaste juurde süüdnimeks Ironman, kui ta läks esimest korda jõusaali, siis treener küsis, kas 120 kiloga kükki teed. Arti ütles muidugi. Siis treener selle peale ütles, no vapsi Ironman. Nimi talle külge jäi. Aga Artil on meile veel üks küsimus ette valmistatud, nii et poisid, see tuleb nüüd suunaga teile. Nii et kuulake, mis Artil meile öelda on. Eelmise aasta viimasel maailmakarikasarjal oli kohustuslik värvida igal Soome koondisel, sportlasel kui ka minul enda juuksed erinevat värvi. Mis värvi juustega mina selle viimase võistluse selja taha jätsin? Valikvastusteks on punane, lilla, valge või roosa. Mis värvi juustega Arti Aigra hüppas eelmine aasta, mis oli ilmselt siis plaanis seal. Ei, las nemad vastavad. Punane, lilla, valge või roosa? Väga keerulised mis värvid endal juuksed värvis? Sa tead? Ei, sa tead? Nagu lihtsalt puht siuke nagu tunnetades õhkkonda. Muidugi ma tean, aga selles mõttes ma lasen seda. Tunnetades õhkkonda või? Nii, pruun. Lilla vastaksime. Vastaksite lilla või? Meie vastame. Teie vastaksite lilla. Mis meie vastame? No me pakume valge, kas siis on blond ikka mõeldud? Blond, jah. No ma olen... Me tahame võib-olla vastust vahetada siis. Ei saa enam. No ma mäletan... Küsin reegleid teha. Meie korraldame tegelikult vastata. Sa tead vastust kindlalt. Panite lilla lukku või? Ei, ma panen valge lukku. Panete valge lukku? No ma lihtsalt mäletan, jah. Sa tahtsid ka blondi lukku panna siis? Pilti, jah. Aga tema küsimusi on olnud. Seda küll, jaa. No kuidas me nüüd siis teeme? Meil on väga võiduimulised täna 2 osalist. See on väga hea, siin on nagu sportlikku vihma väga palju. Paul põhimõtteliselt praegu nagu vahetas, nagu läks likkidega vihmaga välja ja keeras tagasi ja pani uuesti vihmaga ka. See ei ole keelatud. Jätan valge, sest ma mäletan midagi. Aga vaatame, kas enesekindel Grete ja huupi pakkuv Paul vastavad. Ei, see ei olnud üldse huupi. Okei, no asjatundlik Paul teavad siis õigesti. Vaatame, mis Arti õige vastus on. Ja õige vastus on punane. Ehk Lauri saab teile täpsemini öelda, missugune ma välja nägin. Ta oli lähemal. Ja ma võin kommenteerida, ma olen Artit näinud punase peaga ja minu sõbralik soovitus tal on ära mitte kunagi enam niimoodi tee. Jää nagu normaalsete värvide juurde, aga tore, et sa selle pulli ära tegid. Nädala eelvaade sellega tehtud ja aeg suunduda Vaaria juurde. Järgmise mänguvooru nimi on Vaaria, sellepärast, et minu tütri nimi on Aaria. Tegelikult mitte, vaid sellepärast on selle vooru nimi Vaaria, sest et küsimused varieeruvad seinast seina. Ja loomulikult anname esimese vastuse variandi. Paul, sa ennem olid kuri, et sa ei saa esimesena, või tahad ise nüüd esimesena minna? Ta on number 1 ju. Ta on number 1. Aga paneme esimese küsimuse siis Vaariast teile. Mul on tunne, et see on mingi trikiga. Äkki anname esimese teiste. No otsust ära. Võtad või jätad? Võtame vahel. Okei, võtame, jah. Sahkerdamine käib nende sportlastega. Esimene küsimus on niimoodi. Millise spordiala terminite hulka kuuluvad järgmised väljendid? Anni Pööning, beebikala, kell, kurat, muna ja friikartulid, raudmees ja lihapall. Need on siis inglise keelest tõlgitud eesti keelde, eks ole. Kus sa võtad neid küsimusi? See võib iga spordiala ja muna ja friikartulid. Munas on üks kindel spordiala. See on hommikuks muna. Jaa, aga friikartul mitte muidugi. Ja võin viisiks öelda, minul üllatuseks on selle spordiala vaadatavus televisioonis väga kõrge. Ma oleks arvanud, et ta ei ole nii populaarne, aga sellele vaadatakse ja selle peale lausa ka petitakse päris korralikult. See on meil päris... See on üllatav, minu jaoks üllatav. Ma olen lihtsalt maapoiss on ja... Baby, fish, clock. Nagu tartsis saad siukseid asju teha või? Või mingi snuukris või mingit siukestes asjades. Kõlab midagi... Kuule, tarts võib päris hea pakkumine olla. Et ma ei tea, mis seal nagu mingi kell, vaata, siis on mingid, pead mingit sektorit viskama. Kuskile täppi pead panema, siis saad mingi kitsasse vaesse. Ja siis nad söövad seal pubis muna ja friikartuleid. Ja lihapalliga. Kuule, see on päris hea. Või äkki, mis on veel mingi pubimängud? Ongi mingi snooker, piljard. No minu käest küsi, ma ei tea, ma peab olema vastus ekraanile, siis ma oskan öelda. Äkki on ikkagi tarts? No tarts on võib-olla jälle, ma ei tea. Mitte mingit emotsiooni ei tule nagu. Seda vaadatakse selles mõttes, et nagu muidu mingi vaadatav spordiala on laskesuusatamine näiteks või midagi, aga
seal ei ole kuulnud lihaväljadest, Grete lihaväljade. ma ei tea, ma oleks super me võime nagu siukest poker face'i ka praegu teha, et see võib ka laskesuusatamine olla. mulle meeldib tarts. No oleme tartsi peale, me saame ka öelda. ütleme snooker. Te ütlete snooker. Ja lihtsalt teist saadet järjest ütlen snooker. Tarts ja Kiivrile meeldib snooker, vaatame, kummal on õigus. Loomulikult Paul on õigus, Tarts on õige vastus. Punkt teile poisid kirja ja Margus Grete, järgmine küsimus tuleb teile ja see kõlab niimoodi. Tallinna lauluväljak võõrustab 16. kuni 19. augustil Euroopa meistrivõistlusi. Millisel spordialal? Valikvastused on murutraktorite ralli, diskgolf, 3x3, 3x3, korvpall, raiesport või kirve viskamine. Millisel alal võõrustab Tallinna lauluväljak? Ma olen oma elus ühe korra kommenteerinud murutraktorite võidusõitu. Ralli kommentaator ikkagi. Ma endiselt ei saa nende inimeste entusiasmist aru, aga see selleks. Diskgolf, 3x3 korvpall. Saad aru, et see just järgmine kord ei kutsuta Ma tahtsin just öelda, et ütles oma töökoha üles. Sa ei tahagi minna sinna. Üks mees hoiab siin fänne, ühel mehel on savi. Aga see oli ka eesmärgistatud. Raiesport, noh, jah. Grete, kuulaks sind ka, mis sa mõtled? Kirve vist. No ma arvan B või C. Nii. Ma ei tea, diskgolfis ma arvan, et ma teaksin, kui tuleks. Ma arvan, et ma teaksin. C 3x3 koss, why not? Kurjama, aga need kirveviskamised ja raiespordid. Aga see raiesport, see populaarne asi või? Sander Raiesse tuleb korvi loopima, siin on raiesport. No okei, kokku, seda ütleme. Aga ma külukku midagi. Mina ei tea, Pane sina, ma usaldan sind taaskord. ma paneks 3x3 kossu. Mis te tahaksite lukku panna? Ma ütleks, kas raiesport või kiire viskamine. Ma pigem arvaks kiire Ma oleks viskamine. muidu Weekendi kontserti pakkunud, aga... Seda nagunii, aga... See on 5. ju. Selge, mis teie vastus on? Kirve viskamine. No vaatame, mis see õige vastus on, kas kirve viskamine ei ole. Diskgolf loomulikult. Kiiver uhkelt. Ma oleks teadnud seda siis. Ma arvasin, et ma võiksin teada seda, aga näed ei teadnud. Aga tõepoolest sa ei teadnud, häbi sul olgu. Ma ei teadnud. Sina mängid diskgolfi? No sellega nii, et ma vahest satun, aga... Oled rohkem vahepeal või võsas? Päris närvi. Oled võsas? Paul, sina, kuidas sul suhe diskgolfiga? Ma veits olen mänginud, aga mitte nii väga. Mul vahepeal sõbrad kodus mängivad, siis ma lähen kaasa. Tolknema kaasa, ma käin tolknemas kaasas. Ja kuidas sa oled rohkem nagu võsas või raja? Ei, ma oskan visata küll seda ketast, aga ega nagu... Ma oskan ka visata. Aga see sinna lendub, kus sa tahad. Väga mõnus. Meil on aeg liikuda e-spordi juurde. Nagu kord ja kohus, meie viimaseks vooruks on e-sport ja tänaseks mänguks on Winter Sports ehk siis meie kullakallid võistlejad hakkavad võistlema lumelaua krossis ja suusahüpetes. Palun, Paul, sulle ka pult kätte. Võtame ette esimesena siis lumelaua krossi ja hakkame seda mängima. Talimängud lumelaua krossi esimeseks alaks. Kaim versus Aron. Vaatame, kumb ära teeb. Ja läks minna. Ja, läks. Esimesed hüpped. Põmm! Esimesed kukkumised. Paul juba kukkus. Grete on püsti. Grete on saanud väikse edu sisse. Vaatame, kas Grete kurvi ka võtta suudab. Suudab. Aga rajalt välja. Oi! Püsti edasi. Tule, Paul. Paul tuleb usinasti. Opa! Paul on juba ees pikalt. Tule lõpeta! Grete väike vihje, püsti seistes jõuad kaugemale, kiiremini. Ai, targutajad ei meeldi kellelegi. Paul vaikselt kruiisib esimesel kohal. No, Paul ju ongi number 1. Sa võitsid. Ja töö, Paul. Ma võitsin ja mul pandi siukest pinget peale. Ära muretse, kõik hästi, võit tuli koju. Esimese vooru võitis meil Paul, seis on 1-0 ja teiseks mänguks on meil loomulikult suusahüpped. Oodake, ma tulen finišisse. Järgmiseks mänguks on meil loomulikult suusahüpped. Grete siin kekutas, et käib Arti Aigroga koos jõusaalis. Vaatame, kas on midagi külge jäänud. No nii. Alustab Paul. Tuul on praegu vastu siis. Oota, Paul, tuult enda poole ja... Ja nüüd läksime. Hea vastu tuul. Mis joppes? Alga ju õnn. Ära hakka nüüd ära võtta. No nüüd...
Iljaks jäi. Ilusti lendas. Iljaks jäi vara. No see hüpe oli ikkagi siuke, ütleme siuke Kasahstani poistemasti. kas see on hea või halb? Halb. Pigem okei. Stiili isegi said nad 17,5. Pole paha, 105 meetrit kokku. Mitte midagi aru ei saa, aga tundub, et okei. Proovihüpe pikem. Nii, vaatame. Grete kord, säti tuul paika. sätime tuule paika. Rahulikult, kiiret ei ole, oota tuul ilusti ära. Ootan ära, sest... Muidugi, tiirus tuleb ka ju oodata. Ui, niimoodi. Bullseye. Šveitsi šokolaad lendab seal. Kus väristab. Sai otsale pihta. Oota. Selg ees läheb siit. Väga põnev. Ma võitsin, jah. Ei, Paul on ees praegu poole punktiga. Aga emotsioon oli aus. 6 meetrit kaugemale ei olnud. Ja stiili said ma vähem. tean, aga kes loeb stiili täna praegu? Paul Välisõnu ka. Stiilipunkte jagab tuntud suusahüppekohtunik Eestist Lauri Pedaja. Ma proovin Ta sellega on ju minna. kangide käsi aega. Oota, aga näed. Enam-vähem. Suht idekas. meil lihtsalt pool külge ees. Drifti selle Nagu kurvi. ja. Mulle täitsa meeldib see mäng. Opa! Oi, siit tuleb hea. Tuli jah? Kui nüüd maandumise pihta saaks. see oli ilus. Oi. On ikka Siit legati ikka 130 peale praegu. Väga. Selle võib ära vaadata ka see liiv. 130 meetrit kokku, 120 punkti. Grete, päris korralik surve on sul peal. Pole midagi öelda. Tunne õnneks seda survet. Kasperil juba näpud sügelevad, tahab siin kõvasti juba punkti lisa keerata endale ja võitu ordistada. Ei no, Paul ütles, et on number 1, nii et tuleb usaldada poissi. Tegelikult teie ütlesite, ma nõustusin. Nii ära jagalik ka nüüd ole. Mul läks need närvid kõik alt. On. Opa! Lendasid, mis sa See, lendasid, et oleks aga peanud trenni tegema, jah. See võib isegi Oleks saanud jälle... rohkem parema tulemuse. väga vähe lendasid, Grete, ma ütlen sulle. Teenisid isegi vähem punkte kui esimeses voorus. Pole lugu, Grete, sa saad jääda harjutama siia. Kasper keerab punktilise ära. Tänase saate lõppskoor on meil 13-11. Kasper on naasnud võidulainele tagasi koos Pauliga. Aitäh sulle vaatamast, aitäh teile külalised, aitäh teile kaptenid, kohtume teiega loomulikult juba jälle nädala pärast. Tšau!